Ja tere tulemast järjekordsesse osasse meie Saame tuttavaks saates. Ja seekord see pole pigem Saame tuttavaks, vaid see on selline catch-upimise saade, sest Kristofferiga oleme koos käinud aastaid purjetamise trennis. Oleme kuulanud Maria Veessaare tarka juttu, oleme saanud kätekõverdusi teha, kui me oleme mingeid roppusi öelnud ja oleme ikkagi tegelikult, ma arvan, selline circa 10 aastat olime päid ja jalgupidi koos mitmed suved ja sellest me jõuame ka kindlasti rääkida, aga Kristoffer, esiteks, et kui me su backgroundis kaugemale vaatame, siis sellel on võistluskardi background, et esiteks, et aitäh selle, et oled nõus vestlema ja räägi võib-olla paari sõnaga sellest. Jaa, no tegelikult kui me koos trennis käisime, siis esimesed aastad sealt ma veel sõitsin karti ka. Et ma purjetasin ja sõitsin karti paralleelselt. Kardiga alustasin lasteaia lõpus ja ma arvan 2008 oli äkki viimane võistlus, kus ma sõitsin. Ja sealt edasi siis jäi fookus purjetamise peale. Aga nagu näha, siis kart ja mootorisport on ikka südames, et äge on üle pika aja siin Põltsamaal kohal olla. Et jah, südames on ikka. No 2007 ja 2008 aasta just tükk aega tagasi, aga ma mäletan isegi, et sul läks ju tegelikult päris hästi, et sa olid seal esikolmikus, ma isegi mäletan, see pole su esimene kardiraja ääres intervjuu, et sa oled nüüd varem ka, et kuskil roolivõimus ja kus iganes sa andsid. Et kuidas sa endal sellise võistleja kardikarjääri kokku võtaksid, et mis olid nagu tipphetked, võib-olla mille taha see järgmine samm edasi jäi? Jah, olen olnud paar korda mingites intekates raja ääres, aga võib-olla ütleks, et üsna suures osas on eelarve, et see vajab ikka väga suurt eelarvet, et kuskil Eestist kaugemale vaadata. Eestis ka siin siin Eesti meistrivõistluste tasemel võistlejate eelarved on ikka nagu väga suured, et see on suur pingutus kogu perelt ja vanematelt, et see on kindlasti üks asi, mille taha tihti jääb. Ja minu puhul, nüüd ma enam ei ole nii pikk ja nii raske võib-olla, aga tol ajal, tol vanuses ma olin enda kardiklassis üks suurimaid, pikimaid ja see siis ei töötanud ka minu kasuks, et iga klass, kus ma sõitsin, siis seal viimased mingisugune aasta või paar ma olin juba niimoodi, andsin kogu selle kaalulimiidi või miinimumi täis ilma mingisuguse lisakilodeta, et see hakkas üks hetk ka vastu töötama ja kuidagi purjetamine ja loodus kutsusid natuke rohkem, et siis niimoodi läks see tee. No räägime, siin jõuame ringiga veel kardini tagasi, aga räägime ka siis purjetamisest, loodusest, et endal siis nagu sarnane olukord, mul siis vastupidi, et mõlemat ala väga armastan, aga siis võib-olla see maailm kutsus natuke rohkem, aga sul oli siis tegelikult nagu see vastupidine stsenaarium ja võib-olla siis mitte neid alasid võrreldes, aga mis on see, mis omal ajal siin purjetamise juurde siis ikkagi niimoodi, et sa valisid selle tee, sa ütlesid loodus, aga kas seal on ka midagi sellist tehnilist, mis sulle purjetamise võistluste puhul rohkem meeldib? Ma ütleks, et võib-olla purjetamine on siuksem füüsiliselt nõudvam ja samas ta on hästi äge spordiala selles suhtes, et sul on füüsiline pool, sul on vaja strateegiat, taktikat, kõiki neid asju ja ta on siuke sportlik male justkui, et ta on selles suhtes nagu äge ja jälle see eelarveline pool on, et purjetada on võimalik madalama eelarvega ka. Et seal lähevad ka eelarved kõrgeks ühel hetkel, aga jah, kuidagi see eelarve pool, ajaline pool ja see, et sul on endal tegelikult natuke suurem kontroll asjade üle ja sa ei pane tegelikult nagu pere ja kõiki kõrval ohverdama midagi, et purjetades sa peaaegu kõigil on kas võimalik klubilt paad saada või osta endale ja siis on kõik sõltub sellest, kui hästi sa enda paadi eest hoolitsed, kui hästi sa enda üldfüüsilisest ja teadmiste eest hoolitsed ja ülejäänud on juba kõik sinu teha merel, et
et kaardis on seda tehnikasporti ja tehnikaspordi aspekti natuke rohkem, et minu kõige paremad ja ägedamad kaardisõiduhetked on niisugused, mis on samal ajal varjutatud tehniliste viperustega ka, et see oli kindlasti üks niisugune võib-olla väga eristav asi nende kahe spordi juures, et üks on sinust endast natuke rohkem sõltuv. Aus, ja üks asi, mis purjetamisel ja kardil on veel märkimisväärselt erinev, et me juba enne natuke arutasime seda, et me läksime 2006 trenni, klubil on paadid olemas, saad nendega peale minna, ja siis just küsimus on, et kas mootorispordis oleks võimalik mingit sarnast asja teha, nagu näiteks Marial on Tallinna Jahtklubi trenn üles ehitatud? No siis, kui mina alustasin, siis oli, ma ei tea, kuidas täna see kardikeskkond või kogukond töötab, aga kui ma olin üsna väike ka, kui ma sõitsin, et ma ei pruugi omada nagu head pilti, aga see, kuidas mulle tundus, oli see, et see asi koondus enam-vähem mingitesse klubidesse, olid mingid nii-öelda oma kogukonnad, kellega koos käidi trenni tegemas, sõitmas, üksi käidi sõitmas ja trenni tegemas, aga minu arust mingisugune üks kaardikool äkki tekkis laagrisse siis, kui mina sõitsin, kus oli võimalik äkki käia niimoodi hobikaardiga sõitmas ja mis oli nagu hüppelauaks ka nii-öelda võistlussporti, aga rohkem pigem ei olnud, pigem oli hästi suur osa ja rõhk ja vastutus just perekonnal, et kuna lapsed on hästi noored selles eas, et siis kogu finantskoormus, aeg, ma mäletan ka, et mitu korda nädalas enne Põltsamaa võistlust sõidad iga õhtu isaga umbes siia Põltsamaale, et teha paar tundi trenni, siis sõidad tagasi, pool päeva nagu tema elust läinud, sinu elust läinud, et see on kindlasti nagu, mida ma olen ka teiste sõitjate puhul näinud, see ongi hästi suur koormus nagu perele, et see on võib-olla nagu siuke asi, mis teeb selle keeruliseks, et ja võib-olla nagu purjetamisest erinevaks, et purjetamises on sul, maksad enda selle üsna mõistliku kuumaksu, ja sul laps purjetab, saab ise bussiga enam-vähem sadamasse minna ja ongi kõik, et siin on vaja kart kohale saada, varustust, keegi peab hooldama, õpetama, treenima, varustus maksab, et selles suhtes oli keeruline ala nagu. Aus, ja tore on muidugi see, et siin shoutout Iller Jürgensoni kardikoolil, et meil kardikoole nagu vähemalt on tekkimas, aga rääkides veel korraks purjetamist, mis sul muidu purjetamise karjääri sellisteks tipphetkedeks jäid endal? Ma olen purjetanud siis nii-öelda kahes suunas, Svertpaadi peal, see olümpiaklass, mida me koos purjetasime, seal kui ma õigesti mäletan, siis U21 Eesti teine äkki oli kõige kõrgem tulemus. Selle kõrvalt ma olen avamerejahtidega purjetanud, seal on äkki 2 korda Eesti-Soome meistritiitel, 1 Euroopa meistritiitel, 1 maailma meistritiitel. Et seal on nagu paremini läinud, et see on niisugune võistkonnasport, mis on ka hästi finantsidest sõltuv, aga on õnnestunud olla heades meeskondades, heade jahiomanike tiiva all, et on õnnestunud nagu kaasa lüüa sellistes projektides. Super, ja ma vaatan siin sinu C-finaal vist läheneb, aga siis paar kiiret sõna, et ütlesid, et tulid siia üle pikka aja, sest Kuningamäe konkurentsitult üks su lemmikradasid. Mis sulle selle raja puhul meeldib? Mulle meeldib see, et see on üsna kiire rada, samas hästi tehniline rada, et eriti ma arvan, et hobikaardiga võib siin nagu äge olla just sellepärast, et siin ei ole flat out terve ring, vaid sul on keerulisi strateegilisi kurve ja elemente ka, et väga nõudlik rada selles suhtes ja äge. Ja siin klassikalised lõppküsimused ka. Ma ei oska nendesse kunagi normaalselt segway'd teha, aga ma pole sult seda isegi tegelikult küsinud. Tegelikult ma mäletan, kui me kunagi muusikast rääkisime, sulle meeldis Slaughterhouse, aga mis muusikat sa tänapäeval kuuled? Kusjuures ma ei mäleta, mis mulle meeldis ja ma ei oska vastata, mis mulle täna ka meeldib. Ma panen midagi Spotify'st peale, mis tuju tõstab ja nii on. Kas mingid lemmikfilme sarja on praegu? Sarjadest võib-olla Netflixist mingid klassika, midagi. Enamasti tahad saada lihtsalt iga päeva mingist stressist ja melust eemale ja siis paned midagi peale ja vaatad ja naudid ja lülitad aju välja. Päike chill siis ja nüüd sul chill lõpeb ära, et lähed rajale. Christopher,
pagana hea meel oli sind jälle näha, kurat. Aitäh. Aitäh teinekordki.